tere! Me oleme sinuga juba pikka aega tuttavad, aga ma ei ole kunagi küsinud, et millal ja kus sa sündinud oled. Mina olevat sündinud Harjumaal Rapla vallas Kuusiku mõis. Ja sealt siis ma mäletan seda, et me tulime Raplasse elama. Aga mis sa mäletad oma vanemate ja nende tutvumise kohta? Nemad olevat Koigi külas, nende vanemate kodud oli kilomeeter vahet. Sina olid kõige noorem laps? Mina ei olnud kõige noorem. Mina olin teine laps peres ja mul oli vanem vend ja noorem vend. Ja minu isa oli 36-aastane, kui ta jäi meid üksi kasvatama. Ema oli 31-aastane, kui ta suri. Ja suri emadepäeva laupäeval ja emadepäev panime puusärgi. See oli 18. mai. Seda ma hästi. Ja ma sain märtsis 11-aastaseks, kui ema mais suri. Minu onu tuli Tallinnasse tööle. Ja siis me läksime Agudi kooli. Ma läksin 5. klassi ja lõpetasin 6. klassi Agudis. See oli 38. aastal ja siis tulime jälle linna tagasi. Siis hakkas kõik vend võeti Punaarmeesse, siis tuli Vene ja mina läksin Sitsi vabrikusse või Fastimana tööle. Ja seal ma töötasin nii kõva, kui sakslane sisse tuli. Kas olid õmbleja seal? Ei, ma olin eelkettuses ja masin ühes pool 240 pooli oli ühes reas. Ja ma olin noor tüdruk siis, kui aga eks me olime sunnitud, isa üksi kasvatasin. Siis tuli sakslane sisse ja siis käisin ma veel mujal tööl ja siis tuli minule käsk aastaks minna Saksamaale tööteenistusse. Ma olin tahtnud Saksamaale minna aastaks, siis isa, meie talud naabruses oli minu isa mehe õde, kes kutsus mind siia või kokkusaamisele ja ma tulin siia talusse siis tööle. Mis aasta see oli? 1943. Aga kui ma linnas elasin, siis Leeris ma käisin ise 40. Ja siis ma olin siin talus teenija, nii kaua kui ma siia jäingi perelises. Rääkisid, et sa tulid linnast siia talusse teenijaks. Räägi oma elust teenijana. Õppisin siin kõiki talutöösi jälle tegema, nii nagu ma oma vanaema juures tegin. Ja siis algul me ei läinud kolhoosi, siis olid meil veel põllud oma käes, aga me olime sunnitud minema, seepärast maksud pandi nii suured, et me läksime siis, ikka siis ka mees läks sovhoosi või kolhoosi tööle, aga mina ei hakanud kolhoosi liikmeks, aga ma käisin siiski ikka, siis ma lüpsin siin oma laudas lehmi 9 kuud. Üks jäi haigeks ja paluti, et ma siis 3 päeva olen, aga ma olin 9 kuud lüpsin lehmi siin. Ja siis ma läksin jälle põllutööle. Põllutööl kõik, mis me siin tegime, käsitsi põlle, sest kunstväärtis külvasime ja kõiki tööd me tegime, mis oli tarvis teha. Heina tegime kuhjadesse ja kõiki ja panime rõukusse. Kõik põllutööd sai tehtud niimoodi. Tahtsin ikka minna linna. Ja seepärast, et isa oli meil linnas, korter meil oli ka linnas, aga elu läks nii, et ma jäin ikka siia talusse ja siis ma läksin ikka linna tööle. Seepärast sovhoosis või kolhoosis ei saanud ju palka ju õieti.
ja siis läksin ma linna kõige ennem tööle ajakirjandusliitu. Olin bussijaamas, lehekuutkas olin 2,5 aastat müüjaks ja siis ma tulin Maneesi tänavale, määrati mind ka müüma ajalehekioski ja hiljem ma läksin ajakirjandusliidu lattu tööle ja seal ma olin siis tööl, siis oli üks tuttav, kes tahtis mind, et ma läheksin linnamuuseumi tööle ja ma läksin linnamuuseumi tööle, ma käisin seal 26 aastat. Ennem ma olin 70-aastane, kui ma jäin töölt ära. Aga kui sa linnamuuseumis tööl käisid, sul sellel ajal olid siin loomad ka? Kõik, mul olid lehmi ja kasvatasime noort looma ja kõik ma tegin hommiku ennem, kui ma rongi peale läksin ja kui ma tulin tagasi, siis ma jälle oli kõik tarvis lehmad lüpsta ja sead kasvatada ja kõiki tööd oli tehtud ja kõik sai tehtud. Sõda hakkas ju siis peale ju. Mina olin 43, no siis ju 44 hakkas ju peale ju see sõda. Kas seda pommitamist oli siin kandis ka väga palju või? Siin ei olnud, pommitamist ei olnud. Kui me jõudsime Lilleküla jaama, siis oli seal väga palju inimesi juba ja siis, kui hakkas uuesti pommitamine, siis me hakkasime tulema isaga ja meil olid kelguraamid ühesõnaga. Seal olid meil mõned riided, mis me veel saime sealt võtta ja tulime siis mööda seda Endla tänavat. Kui need pommid hakkasid tulema, siis seal olid igaühel peendramaad ennem antud. Ja siis oli niisugune asi, et nad, kui tuli see pomm, lennuk hakkas tulema, siis me kõik viskasime jälle peenarte vahele sõnna maha. Kui see läks meist üle, siis tõusime jälle, me hakkasime minema ja me jõudsime sõnna Seevadi juure. Ja isa tahtis kangesti, või mina tahtsin kangesti ikka minna, lähme ära ja isa ütles, et ei, oleme siin olid need suured aiapostid. Enne Seevalt oli paremat kätt, aga vasakut kätt oli seal ka üks maja ja seal oli pool ja isa ütles, ootame veel. Ja oleks minu tahtmine olnud, siis me oleks saanud tagamuse seal, Seevati juures. Aga me jõudsime ikka sõnna Arku poole, sõnna, kus oli minu isal tuttavad, kellele ta Kingsepa tööd tegi. Ja sealt me saime öömaja, aga siis oli möödas kõik, siis me tulime isaga linna oma kodu vaatama. Meil ei olnud enam kodu, aga mis oli meil, oleks meie, kui me põgenesime, oleks me oma asju sõnna pesukööki lisanud. Siis me oleks saanud, seal oli kõik alles, pesuküna ja kõik oli, aga paremat kätt oli meil keldrid. Aga no, isa tegi tööd, kes tõi kaalikad ja purgandid ja kartulid ja kõiki niisugust asju nagu ja need olid kõik küpsed. Nii suur kuumus oli selle? No kõik maja, no ikka kahe. Maja põles ära või? Täiesti. Aga teil oli puumaja sellel ajal? Ja, puumaja. Ja siis ei olnudki midagi, aga isa jäi linna ja mina tulin, hakkasin siia tulema. Aga kus siis isa nii-öelda elama jäi, kui teil enam maja ei olnud? Isale anti siis üks korter, see on sellel Lilleküla ja sellel Luha tänava vahel, üks väike, ma mäletan enam seda talu, või see linna, või tänava nime. Isa sai sõnna ühe toa ja siis muidugi mina tulin siia jala ja kui ma sain Männiku jaama juurde, kõik me tulime järjest, palju oli ju inimesi, kes välja tulid ja mina leidsin tee pealt selle, no mul on praegu see köögis seina peal, mis no ilma teate, et annab praegugi edasi. See on ukse kõrval seal, no ma leidsin selle, see oli ühe perenaise põlle sees keset teed.
kui me tulime sealt Männiku jaama juures. aga kas su vend siis mobiliseeriti ka või? Kõige esimene noortega läks vend. Mul läksid siis tädipojad, 2 poega, onupoeg oli sõjaväes, Eesti sõjaväes sel ajal ja need keegi ei tulnud tagasi. Tuli ainult minu vend tagasi. Ja siis nemad tulid siia Kose kaudu ja tema teadis vend juba, et kodu meil enam ei olnud ja ta meist ei teadnud ju midagi. Ja mina kandsin ikka venna asju kaasas, ikka just kui ma teadsin või mõtlesin ja lootsin ikka ja niimoodi oli. Ja siis tema läksid Kose kandist, läks tema edasi, pidid Saaremaale minema ja mu vend oli Virtsus. Ta tegi, ütleme ühesõnaga, siis oli ju Sakslandi ju sees veel, siis ta lasi selle kala, oli need kalurite onnid mere ääres ja sakslane oli seal, ma räägin nii, mis oli, hiljem ma lugesin venna raamat, seepärast mu vend sai ju Nõukogude Liidu kangelaseks seal, kui ta Virtsus tegi selle tee lahti, et sõjavägi sai Saaremaale minna. Sa abiellusid 24. juunil 1945. Kas teil olid suured pulmad või millised sellel ajal need pulmatraditsioonid olid? Oli pulmad, polnud viga. Siis pulmad sai tehtud. Kas mitu päeva kestsid pulmad või? 24. oli Ageri kirikus laulatus, 23. sadas nii hirmsasti päe läbi vihm, nii et ei saanud toasti välja. Aga 24. hommikul, kui me pidime kiriku minema, siis hakkas juba ilusamaks minema, enam ei sadanud nii hirmsasti ja pulmas oli minu vend. Mis kuus või mis aasta oli? Jaanipäeval. Ja meid oli laulatuse altari eest 4 pulmapaari. Niimoodi oli kohe, ei olnudki mitte üksikud. Kas sellel ajal oli kombeks niimoodi? Ei, siis oli samal päeval rohkem niimoodi. Jah, et ma ei tea, nii et 4 paari oli seal. Juba 23. ja 24. üks paar päevaga, rahvast oli ja kõik sai tehtud ja. Kas sul oli traditsiooniline pikk maanikleit ja pikk loor? Jah, mul oli maanikleit ja seal peres, kus ma olin, see naine andis mulle oma loori, see oli ka maani. Aga kus sa selle kleidiriide said? Ma sain selle looga venna kaudu Tallinnast. Ostsin Viru tänava kauplusest selle valge riide ja Koilas lasin õmmesta laulatusleidi. Millal sul esimene laps sündis? Minul sündis esimene laps 5. juulil 1946. Elle sündis. Ja siis ma jäin uuesti poega ootama. Ja siis oli 30. september, kui kange ka niisugune vihmane sügis oli aga siis oli juba Kohilas sünnitushaigla. Aga mis aasta see siis oli? See oli 60 või 48. 46 oli Helleedu ja Jüru oli 48. Mina olen praegu üks õnnelikumatest vana inimestest, kellel on nii suur järeltulev põlv.